Minu nimi on Tiiu Rebonen, ma olen maalikunstnik. Tänaseks ka Maalikunstnike Liidu esimees, Kadrioru galerii asutaja ja tegevjuht ning pikemat aega juba Eesti Kunstnike Liidu Muhu kunstitalu projektijuht. Õppisin Pärnu Sütevaka kunstiosakonnas 1,5 aastat ja siirdusin seejärel Kunstiakadeemiasse, kus sain maali erialale sisse. Kuidas see kool on mõjutanud minu elu? Niimoodi ta mõjutaski, ta andis selle õppeaja jooksul tohutu energialaengu, õigemini avas need sisemised jõud ja julgused ja rõõmu edasiminekuks just kunstniku teele. Selle kooli ilmumine Eesti toona üsna konservatiivsele kunstimaastikule ja õigemini kunstiharidusmaastikule, kus ei olnud palju võimalusi või valikuvõimalusi, siis selle kooli ilmumine oli kui ootamatu ime. Minu jaoks see ime toimus sel hetkel, kui ma lugesin EKA-sse sisse saanute nimekirja, kus ma olin joone alla jäänud ja seal praktiliselt sellesama nimekirja kõrval oli seinal siis kutse tulla Pärnusse õppima. Et sealt see minu võrdlus ootamatult avanenud uksega, see kool oligi üksikute entusiastide poolt asutatud õppeasutus, mis osutus meile ligi 20 noorele 1993. aastal äärmiselt oluliseks ja vajalikuks ja saatust määravaks. Ma arvan, et me kõik jagame seda lõputut tänu nende 3 isiku suunas eelkõige, kes selle kooli siis tookord ette võtsid, selle kooli asutamise ette võtsid, ehk siis Neeme Ellermaa, Andres Adamson ja Margus Tiitsmaa, ja kes lõid selle kooli kui asutuse ja lõid selle kooli vaimsuse, kus õpiti ilma ühegi allahindluseta ja enamgi veel puhtalt iseenese soovi tõttu. Me olime äärmiselt töökad, kes rohkem, kes vähem, kuid ja ülesanded, mis meile anti, olid akademismist täiesti uute kunstivormideni. Suur tänu Andresele ja Margusele selle eest. Ühesõnaga, see rõõm, mis meis oli ja see intensiivsus ja see vestlus ja mõttekaaslaste selline konglomeraat, mis seal tekkis, see avaldus isegi juba sisseastumisel. Ütleme nii, et me kõik tundsime, et me oleme tegemas midagi väga õiget. Ja see andiski meile siis lõpuks selle tuule tiibadesse. See oli vaimselt väga tore kool ja tore mõte seda kooli asutada. Mis siis veel? Ja muud midagi. Me nüüd korraldame selle, näitame see oma muud midagi.